Jumala poeg, kes sa leidsid sündisi, taas
preester igavesti Melkiseedeki korra järgi. Amen.
seaduse all, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime poja seisuse, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes püüab, Aba, isa, nõnda ei ole sa enam ori, vaid poeg, aga kui sa oled poeg, siis oled sa ka Jumala pärija Jeesuse Kristuse läbi. Ja sinu vajuga. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Jumal ei tule meie ellu kui hiilgav ja kõikvõimas kuningas, vaid kui oma vanemate hoole all olev õrnlapsuke. Me saame teda tundma eelkõige tema vaesuses ja alandlikkuses. Siin on väike laps, kes on mehitud mähkmetesse ja kes sõltub nendest, kes teda ümbritsevad. Ta ei suuda kellelegi vastu hakata, ta ei saa teha, mida tahab, ta ei saa ennast kaitsta. Sellisena ilmub ta oma sünnis ja selline on ta hiljem oma kannatustes. Sellisena soovib ta mind näha,
et me oleksime tema kuju järgi alandlikud ilma igasuguse võimu, iha ja kurjuseta. Ajalooliselt sündis ta keisri Augustuse ajal, kuid salalviisil sünnib ta jätkuvalt aastast aastasse, kuust kuusse, päevast päeva kõigi nende südametest, kes teda vastu võtavad. Just seetõttu näeme me kõik, kes me seda püha tähistame oma vaimu silmis, Jumalat maa peal ja inimest taevas. See on tõsi, et nii nagu tema, keda ülendati meie päästeks, alandas end lihaks saades, nõnda ülendab jumalik kalastus meid, kes me oleme madalad. See, kes on igavesest ajast, sünnib enna Petlemas. See, kes on igavesest ajast, saab selleks, kes ta ei olnud. Olles Jumal, saab ta inimeseks, ilma et ta hülgaks oma jumalikkuse, kirjutab püha Johannes Kutsuu. Jumal saades inimeseks sünnib siin maa peal ja on nõus meid vabastama. Maailma jaoks näib ta võimetu, kuid meie usklike jaoks peegeldub tema kõik võimsus Golgata hällis. Ärgem püüdke mõista, kuidas see kõik sai võimalikuks, sest kui Jumal soovib, siis nõnda ka sünnib. Jumala tahe avaldub kõiges ja igas olukorras. Siin Petlemas sõimes algab üks lugu, mis heidab kõrvale kõik muu. Sünnib keegi, kes on inimlikul moel Jumal ja jumalikul moel inimene. Milline uskmatu armastus Jumala poolt, et ta kõike seda soovis. Prantsuse jutlustaja André Sevet kirjutab oma raamatus Armastuse kohtumine, et täna siin hällis kõrval ei ole Jumal, ma armastan sind päev, vaid kuidas sina meid armastad päev. Jah, Jumal ei ole kuskil üleval, Jumal ei ole kuskil mujal. Tema nimi on Immanuel, see tähendab Jumal on meiega. Ta tuli meid päästma, see tähendab näitama meile eluteed, armastuse ja õnne teed. Selleks, et iga inimene, mees, naine või laps saaks täielikult osa Jumala pääste suurest teekonnast. Just seda on meie pääste tulnud meile pakkuma. Selline on selle püha ilu ja ime. Jeesus on heaks saanud sõna, ta on täielikult Jumal. Võtkem ta endasse vastu. Avagem oma südamed talle, kes on öelnud. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja oleks seda ülirohkesti. Kuulakem tähelepanelikult ilusat lõiku püha Johannes Kutsuu jutlusest Kristuse sündimise pühal. Karjaste jaoks on tema, kes sai inimeseks hea karja, kes annab oma karja eest elu. Preesterite jaoks on ta ülempreester, Melkiseedik korra järgi. Orjade jaoks on ta see, kes võttis endal orja kuju selleks, et meid orjusest lunastada. Lühidalt öeldes, kõik patused on saanud temast näha Jumala talle, kes kannab maailma patud. See kõik on minu lootus, see kõik on minu elu, see kõik on minu pääste. Mu armsad, ajal mil koroonapandeemias sõjad, vägivald ja nälg on viinud meie maailma pimedusse ja külma kätte, räägib Jeesus laps Petlemast meile elu ja lootussõnu. Palugem, et vaatamata meie vääritusele annaks ta meile uued kõrvad kuulata neid sõnu ning püha vaimu keele, et me tema auks laulaksime. Kristus sünnib, kiitke, rahulik jõule, ilusad ja pühad uut aastat. Stefanus, Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, püha sinodi esimees. Issan,
igavesti. meie piiskopi Eelia peale, mõtel kui issand Jumal oma kuningriigis, alati nüüd ikka ja igavesti. meie Jumalast hoitud Eestimaa ja tema pääsemise, rahvavõimude kaitseväe peale, mõtel kui issand Jumal oma kuningriigis, alati nüüd ikka ja igavesti. teie ja kogu õigusristi rahva peale, mõtel kui issand Jumal oma kuningriigis, alati nüüd ikka ja igavesti. Sinu olge
sõlmis last ühiselt murdis ja andis elu pühadele õpilastele ja apostritele ütledes: võtke, sööge, see on minu ihu, mis teist murtakse, katsuda andeks andmisel. Maria
issand kõigi kirjad, kes teevad kirjad ja toovad kasu sinu kirjadele kogudustele ja kes mõtlevad vaeste peale ning läkitab meile kõigil oma armu ja laseb meelisest suusest südamest austada laulda sinu isa ja poja ja püha vaimuga kallivad ja suurustades minu nüüd ikka ja igavesti. Jumal ja pääste Jeesuse Kristuse arm, olgu see kõikide ka
kes seas mina suurim olen. veel usun ma, et see on tõesti sinu kõige puhtam ihu ja see on tõesti sinu kõige kallim veri. Seepärast palun ma sind, halasta mu peale ja anna mulle andeks mu patud, mis ma olen teinud meelega või kogemata, sõna või teoga, teadmisega või teadmata. Ja tee mind kõlblikuks hukkamõistmatult sinu kõige puhtamast salasusest osa võtma, mu patud andeks andmiseks ja igaveseks eluks. Aamen. Võta mind täna vastu sinu pühaõhtu sööma ja osalisena Jumala poeg, sest ma ei taha sinu vaenlaste ees seda saladust avaldada ega sulle suud anda nagu Juudas, vaid ma tunnistan sind nagu röövel. Issand, mõtle minu peale mu kuningriigis. Ärgu saagu sinu pühast salasusest osa võtmine mulle süüks ega hukka mõistmiseks, Issand, vaid mu hinge ja ihu tervendamiseks. Andke mulle patusel andeks. Sest temas õppisid täppi
Kristus, meie tõe Jumal, kes meie päästmise pärast koopas sündis ja sõimes puhkas. Heitku armu meie peale muidugi hukkama ema kõigi peade palvetel ja päästu meid, kui jälgi juures armastaja.